Aga kuidas te selle kasumlikkuse saavutate? Võib-olla räägid, kuidas te motiveerite või mis on? Selles mõttes, et meie puhul on see eesmärk, kes me oleme seadnud endale kogu aeg pikaajalised eesmärki, milles me olla tahame. Ja ehitanud eesmärkidele vastava strateegiaplaani ja strateegiaplaanile vastava tegevusplaani. Kas see käib nii nagu vana senine hea Hansapank, et kõik peavad tulemust tootma, kes ei tooda, saab kinga, et on selged motivatsioonisüsteemid, või omavahel võiseldakse, et on selline tulemuskultuur, näeb seda nii välja, on see teistsugune. See kõlas natuke halvasti. Ei, pangas on see vingelt hea tööriist olnud. Ei, selles mõttes, et Hansapank on uhke olnud selle tööriist. Selles mõttes on küll õige, jah, et kui ikkagi mingi üksus toodab meil kahjumit, siis me paneme ta kinni. Teistpidi jälle, kui me näeme või usume, et näiteks, et see uus ärivõund või ärivaldkond võiks raha toota, siis me investeerime. Isegi kui ta ei tooda kohal. Aga millest te investeerite? Seadmetesse? Arvutitesse? Ei, ikkagi, ütleme, kui me toome nagu näite, et Webmedia oli rohkem lahenduste väljatootja, me vähem tegelesime sellise business intelligence'i ja data warehouse'i teemadega. Nii, nüüd me näeme, et maailm investeerib nagu rohkem sinna, sellesse valdkonda, järelikult meil peaks majas see kompetents olema, see võimekus peaks meil olema. See tähendab, te ostate koolitusi, kas me ostame koolitusi, ostame inimesi, ei mõtleme, me pigem õigus kasutada. Patente me ei osta, et siin vabandust, kasutuslitsents. Põhimõtteliselt me ostame endale inimesed või meeskonna, kes seda tööd, kas on siis varem omavad mingit kogemust, investeerime uutesse inimestesse, kes hakkavad nende kogenud inimeste all töötama, investeerime töövahenditesse, kui selleks on vaja mingit litsentsi osta või mingit partnerlepinguid teha, investeerime müügiprotsessi ja nii edasi. Seal on väga palju nüansse, eks. Ja teeme need tegevused ära, anname selle uuele valdkonnale mingi katseperioodi, aja on see pool aastat või aasta ja vaatame, mis tulemus tuli. Kui tulemust ei tule, siis otsustame uuesti, mis me nüüd teeme, et kas me anname kinni või läheme edasi. Väga palju meie leiutised on niimoodi kusjuures tekkinud, et me oleme lihtsalt uskunud mingisse teemasse. Me näeme, et meil on endal ettevõttel seda vaja. Me investeerime nii palju, kui enda ettevõttel on vaja. Kui see annab tulemuse ära, siis me vaatame, kas me investeerime jätkuvalt edasi, et saavutada nagu jällegi midagi uut siia maailma. Et te ei osta Toompeal kinnisvara, vaid ostate kompetentsi? Põhimõtteliselt meil on täna jah, et me investeerime, me oleme täna kõik korra on dividendi makstud, aga põhimõtteliselt oleme siiamaani kasutanud kogu oma kasumi läheb tagasi ettevõtte arendusse. Ja ütleme, et väga palju investeeringu vajab ka meie operatsioonid välismaal, eks.